Tere ilusat esmaspäeva! Täna räägin sulle kahest sõbrast nimega igavus ja kadedus. Miks sõbrad? Kui paljud meist arvavad, et igavus, võib-olla igavus mitte nii palju, täna on palju juba sellest juttu, et lastel on vaja igavust, et loovust ärgitada ja nii edasi. Siis kui me räägime kadedusest, siis kadedus on küll selline asi, mida kõik tahaksid vältida, aga ometi me seda tihti tunneme. Aga jällegi, kui ma rääkisin siin nädalad tagasi hirmust kui sõbrast ja kuidas hirm tegelikult meid teenib ja miks see meie jaoks on, siis igavus ja kadedus on täpselt samamoodi meie jaoks sõbrad. Vähemalt mina vaatan neid täna nii. Ja? Kõigepealt igavusest. Igavusest ma räägin just nimelt selles kontekstis, et mis siis, kui tööl hakkab igav või mis siis, kui sinul ettevõtjana, sinu äris hakkab igav. Juhina igav, mis iganes positsioonil sa siis täna oled. Minul oli aastaid tagasi, kui ma veel ei olnud ettevõtja ja nii-öelda siis arendasin ja täiendasin ennast läbi erinevates teistes ettevõtetes töötades palgatöötajana, siis minul oli üks suur probleem. Mul oli niimoodi, et ma läksin suure õhinaga tööle ja kui ma olin seal olnud nii 3, võib-olla 4 kuud, siis mul hakkas seal igav. Sellepärast, et minu jaoks tekkis see selgus, et okei, siin selles ettevõttes käivad asjad niimoodi, mis edasi saab. Kas nii ongi või? Kas terve mu elu ongi niimoodi, et ma hommikul ärkan üles, lähen teen need asjad ära ja siis õhtul tulen tagasi ja siis justkui elan mingit elu. Ja see ei olnud minu jaoks nagu piisav. Ja mul oli igav. Ja kui see korduv muster minu jaoks siis erinevates positsioonides, erinevatel töökohtadel muudkui juhtus, siis ma mõtlesin, et mul on midagi viga. Ja ma mõtlesin, et just selles kontekstis, et miks mul kogu aeg igav hakkab, miks on niimoodi, et ma tüdinen justkui ära ja minu sees on nagu mingi pidev rahulolematus, et selline siis peabki elu olema. Ja ma mõtlesin, et mul on midagi viga, et mina selline olen, et mul igav hakkab. Täna loomulikult ma enam niimoodi ei mõtle. Igavus on, nii kui ma tunnen, et mul hakkab igav, ka ettevõtjal omaenda ettevõttes võib hakata igav. Mis kontekstis? Alguses samamoodi, kui sa alustad oma ettevõtlust suure õhinaga, siis sa lähed peale, sa uurid oma kliente ja sa mõtled kogu aeg selle peale, millist toodet sinna taha luua ja see on nii põnev, see on ülipõnev teekond. Alustada ettevõtlusega on ülipõnev teekond. Ja siis sa teed seda ja sa näed tulemusi ja on põnev ja nii edasi. Ja siis su süsteemid hakkavad korduma, eks? Su kliendid hakkavad korduma. Su jutt klientidele lahenduste osas hakkab korduma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja mis juhtub sinuga? Sul hakkab igav ja sul hakkabki see, et jälle või? Okei. Nii. Ja siis sa mõtled, et aga kurat, see on ju minu ettevõte. Kuidas ma siit edasi lähen? Igavus ei ole mitte midagi muud kui eluviis sulle näidata, et aeg on edasi liikuda. Ja siin on midagi, mida sa oled oma uudishimu ära rahuldanud ja nüüd on vaja minna järgmisele tasemele, eks? Kui sa käisid, oletame, et sa oled palgatööl, sa oled töötanud ühes kohas, teises kohas, suht sarnase ameti peal, võtame, sa oled olnud mina turundusspetsialist, turundusjuht kunagi. Või siis reisikorralduse ala oli minul ka. Tundub nagu põnev ja nii edasi, sul on piisavalt loovust. Üks muidugi, kes tunnevad väga palju igavust, on loovad inimesed. Ja? See tähendab seda, et sinu loov mõte tahab edasi rännata, tahab leida uusi lahendusi ja nii edasi. Ja mis ma tahan öelda, on see, et see tähendab seda, et sa oled sellel tasemel, sellele süsteemile pihta saanud. Kui sa oled turundusspetsialist, siis sa oled süsteemile pihta saanud, okei, siin käivad asjad niimoodi. Ja sa saad tuua seda ühte tulemust, nii-öelda. Aga kui sul hakkab igav, siis see tähendab seda, et sinu uudis on juba, aga kuidas nad sellel järgmisel tasemel hakkavad tegema? Ja see ei ole midagi, mis sul oleks viga, vaid nüüd sa pead oma sisemaailmas tõusma ise oma identiteedis siis eelkõige sinna järgmisele tasemele ja vot see on põnev, on. Ehk siis, kui sul hakkab igav, siis mine ja vaata, kuhu sul tegelikult mõte tahab joosta.
mis on sinu jaoks see järgmine põnevus. Ettevõtluses täpselt samamoodi, kui sa oled oma klienti teenindanud ja teinud ja võib-olla aastaid. Alguses, kui mina läksin ette, et vot see on põnev maailm, sest sul on kogu aeg mingi kont, mida närida, on ju, ja ongi. Aga samas, nagu ma ütlesin, sul võib seal ka ühel tasemel igav hakata. See on märk sellest, et aeg on liikuda edasi järgmisesse tasemesse, mitte uude ettevõttesse, on ju. Vot see on üks põhjus, miks väga paljud ettevõtted ebaõnnestuvad, sest meie loov tahab jälle algatada, loov vaim nii-öelda tahab jälle algatada, jälle uut alustada, aga varem või hiljem see alustamine ka muutub sinu jaoks igavaks, on ju, sest sul on kõik selge. See protsess hakkab korduma, eks. Ja siis sa mõtled, aga miks ma järgmisele tasemele? Vot siis ongi see, et aga siis sinu nii-öelda siis see uudishimu tahab minna, aga kuidas nad seal järgmisel tasemel toimetavad? Kuidas ma sealt edasi saan? Ja see nõuab sisemist identiteedi muutust, on ju. Sa ei ole enam see spetsialist, sa ei ole enam see iseendale töö otsija nii-öelda, on ju. Iseendale klientide otsija, iseenda müüja, vaid sa tahad olla juht, sa tahad olla ettevõtja selles suuremas tähenduses, eks. Et kui sa ei tea, mis see tähendab, siis kunagi ma olen teinud video ettevõtja versus iseendale tööandja. Et seal ma räägin siis sellest vahest, mis vahe neil kahel on, eks. Aga igavus tähendab seda, et aeg on kasvada, aeg on edasi liikuda, on ju. Ja ära mõtle, et sul midagi viga on, vaid see on elu või looduse naturaalne viis sind lihtsalt edasi lükata, sulle anda märku, et aeg on edasi liikuda, võta nüüd see uus tase ka vastu, on ju. Aga see on sisemaailma töö ja see ei ole sugugi mitte kerge ja see aasta pakub paljudele muutusi, nii et kaasa arvatud minule näiteks, eks. Nii, teine sõber. Kes on teine sõber? Teine sõber on meil kadedus, eks. Ja kadedus on selline asi, mida me tahaksime vältida. Ma ei räägi, jah, ka see käib sinna alla, kadedus, näiteks armukadedus, on ju. Aga kadedus, miks ta on meie sõber? Noh, vaata, sa käid ringi ja sa vaatad, et ai, näed, tal on sihuke asi ja siis me muutume selliseks võib-olla mitte kõige meeldivamaks inimeseks, jah. Aga kui sa oskad tõlgendada, mis asi see kadedus on ja kuidas ta töötab sinu jaoks, siis sa hakkad suhtuma asjadesse teisiti. Siis sa vaatad, ahaa, okei, ma tunnen kadedust, on ju. Mis siin on minu jaoks ja mis on kadeduse puhul sinu jaoks? Kui paljud meist räägivad ja mis on täiesti normaalne ka asi, näiteks oletame, et sul hakkab igav, on ju, ja siis sa mõtled, aga ma ei tea, mis minu jaoks on see põnevus, on ju. Sest et see ma ei tea on aju kõige lihtsam viis sind saboteerida, et sa jumala eest oma mugavustsoonist välja ei läheks, et sa oma turvatsoonist välja ei läheks, uuele tasemele ei hakkaks püüdlema minema, on ju. Sest sinu alateadvus püüab sind elus hoida. Üks parimaid viise on sulle kogu aeg rääkida lugu, et sa ei tea, mida sa tahad, on ju. Aga siin tuleb appi sõber nimega kadedus. Kadedus ei ole mitte midagi muud kui vihjed sulle, et sa tahad seda, on ju. Nii et kui sina räägid iseenda kohta, et sa ei tea, mida sa tahad, siis vaata, mis sind kadedaks teeb. Vaata, mis sind võib-olla teist on ikka nõme küll, on ju. Aga seal on mingisugused midagi, mis köödab sinu tähelepanu, midagi, mis ütleb sulle, et sa tahad seda, on ju. Sa tahad seda, aga sa ei usu endasse, et see sinu jaoks võimalik on. See on jällegi identiteedi teema, on ju. Aga sa võiksid hakata märkama seda, et see kadedus tahab sulle näidata, et näed, hakka sinna poole vaatama, liigu sinna poole. Ja kui sa päriselt võtad seda endas vastu, siis sa enam ei tunne, et ma olen halb inimene, sellepärast et ma tunnen kadedust või et keegi teine oleks halb inimene. Vaid sa hakkad märkama ja sa hakkad vaatama, et kui põnev ja sa pöörad selle negatiivse emotsiooni sealt tagant ära tänulikkuseks ja mida rohkem sa oled tänulik, seda paremini asjad sinu jaoks hakkavad liikuma. Sa hakkad mõistma ennast, see tõmbab mu tähelepanu, see tekitab minus kadedust. Olgu see elustiil, näiteks, ma ei tea, võib-olla mina trigerdan sind, on ju, ettevõtjana, näed, Liinal on selline elu või on asju teinud selliseid. Väga hea, et sa seda tunned, sellepärast, et see on vihje sulle. Ka inspiratsioon on täpselt samamoodi vihje sulle, et see on midagi, mida sina tahad. Mitte täpselt samamoodi, see ei tähenda seda, on ju. Ma võin ka tunda kadedust kunagi, ma tundsin seda palju enne veel, kui ma ei teadnud, mida see tähendas. Ma tundsin kadedust, näed, sõidab sellise autoga mööda või kuidas nad ikkagi sellises majas, materiaalsed asjad reeglina minu jaoks. Ja seal taga oligi siis see, et ma tahan ise sellist asja, on ju.
aga kui ma hakkasin mõtlema, aga mismoodi ta võis olla saanud selle, siis mõtlesin, mina küll niimoodi ei taha, mul on oma teekond sinna. Aga point on selles, et see vihje on minu jaoks, ma tahan sellist asja, võtta see vastu ja hakka selle poole püüdlema, eks. Ja siin ongi see, et aga seal kadeduse taga on reeglina see pilt, et minu jaoks ei ole see võimalik ja sellepärast me pigem istume seal augus kinni, tunneme neid negatiivseid emotsioone ja ei mõtlegi kaugemale, et see võiks olla minu jaoks võimalik, on ju. Aga ta ei ole mitte midagi muud kui väike seeme, kes meie sees hüüab, vaata siia, mina olen, on ju. Et ta tahab, kutsub sind enda poole püüdlema ja täpselt samamoodi inspiratsiooniga, on ju, et kui sind heas mõttes inspireerib keegi või kus sa tahad nagu jälgida näiteks sotsiaalmeedias teda või vaatad, mis elu ta elab ja nii edasi, siis midagi tema juures ei pea olema täpselt sama viis, ma räägin, sul on oma tee ja siis ongi aeg küsida, aga kuidas mina tahaksin sinna minna, on ju. Nii et kõik vastused meis tegelikult on olemas ja alati, kui sa tunned igavust ja kadedust, siis võta neid kui sõpru, ütle tere ja aitäh, et sa oled ja tuled mulle näitama, mis on minu jaoks järgmine samm. Ma soovin sulle ilusat alanud nädalat ja hakka märkama ja võtame need vastu ja sa ei pea enam kunagi olema nii-öelda ohvri rollis, et asjad juhtuvad sinu jaoks halvasti, vaid meie käes on võime luua endale midagi võimsat ja isegi maagilist, eks. Ilusat alanud nädalat ja kohtume ikka uuel nädalal. Tšau, tšau.